vana hea, me hakkasime 20 minti hiljem sõitma. I wanna get too close, gonna get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. Me tulime ekstra terminali tanklasse, sellepärast et osta see 4 pakk Red Bull, et saada kraapekaart ja ma nii väga tahtsin võita. Ja ma võitsin pääsmed sellele sündmusele, Red Bulli drifti üritusele, millele meil on juba piletid olemas. Nii et ma proovin ühe pileti maha müüa ja siis me saime ühe pileti tasuta. Ma oleks väga soovinud võita kõrvalsõitu Oliveri autos, aga seekord ei võitnud. We only need the two of us together. We only need the two of us together. Nagu vau, nii äge, ma ei ole varem näinud Eestis selliseid põlde. Lihtsalt imeline, ma pidin lausa seisma jääma selle pärast. Hello! Tere tulemast vaatama uut vlogi. Käes on 8. august, neljapäev. Me oleme jõudnud omadega Tartusse. Meil on nädal aega juba puhkust tegelikult olnud. Me olemegi nüüd kuni järgmise pühapäevani Eestis. Meil on siin nädalavahetusel ongi plaanid, sellest sa juba kuuled, näed homme, mis plaanid meil siin seoses Tartuga siis on või miks me just siia tulime. Praegu me oleme siis Rolandi ema juures, hakkame varsti õhtust sööma ja nii edasi, aga võib-olla see pole praegu olulisem info, vaid sind huvitab raudselt küsimus, et kus kurat ma olin. Nagu, ma ei tea, ära küsi. Vahepeal on olnud väga segased lood, segased ajad. Nii palju asju on toimunud, ma olen kolinud, kuu lõpus ma kolin uuesti. Et ühesõnaga, nagu, ma ei tea, mis siin toimub. Ma ei tea isegi kaua viimasest vlogist aega möödas on. Ma arvan, et mingisugune pool aastat või midagi sellist. Ja kusjuures peale seda, kui viimane vlog välja tuli, peale seda ma filmisin materjali ikkagi edasi, sest ma ju ei teadnud, et nüüd see jääb katki või jääb poolikuks või rohkem ei tule vlogi või midagi, et see ei olnud üldse nii planeeritud. Aga lihtsalt elus oli nii palju muid asju toimumas ja sinna paika see kõik siis sellel hetkel jäigi. Me oleme kuskil maal ja muruniiduk. Nüüd ma plaanin tagasi olla, ma tahan uuesti vlogima hakata, ma tahan neid videosid teha. Ma olen seda video tegemise ideed tegelikult juba, ma arvan, 1,5 kuud, võib-olla isegi 2 kuud. No, põhimõtteliselt kogu suve, ma olen tegelikult seda tahtnud teha. Ma olen kerinud seda mõtet, kaamera on kogu aeg kaapi peal olnud, aga teate, mega raske on olnud kaamerat uuesti kätte võtta. Mida ma räägin, kõik küsivad, et kus ma olin, mis vahepeal toimunud on. Ja ma ei oska midagi öelda, sest et nagu see on nii ebamugav, ma ei taha sellest isegi nagu rääkida. Tegelikult võib-olla ühel hetkel ma olen valmis, kui see üldse kedagi huvitab. Aga praegu ma tunnen, et ma ei ole ka ise sellest nagu valmis rääkima, mis siin kõik toimunud on. Et võib-olla aega mööda erinevates vlogides ma siis midagi räägin. Aga ühesõnaga, peale seda viimase vlogi välja tulemist, ühesõnaga siuksed lood. Ja ma ei oskagi praegu siia sissejuhatuseks midagi öelda. Natukene sa oled meie toimetamisi juba näinud, kuidas me tulime täna siis Soomest. Ja nüüd me siis naudime oma puhkust siin. Hästi mega äge oli see, et Soomes oli pigem nagu siuksed jahedamad ilmad, lapsed ju läksid täna juba kooli ja mitte nüüd selles mõttes jahedad ilmad, et ei olnud mingi päris sügis, aga siia Lõuna-Eestisse tulles tabas meid nagu meeletu kuumuse laine. Mul ei ole autos kliima täidetud, me otsisime kohe mingi kliimatüübi ülesse, kes täidaks ära, aga kuna kell oli liiga palju ja ta oli väsinud, ta oli konkreetselt väsinud, ta oli nagu, et ei, täna enam ei saa, on ju. Siis me ei saa kliimat täita, autoga räigelt palav sõita. Roland juba kutsub mind sööma. Ma kõndisin majast päris kaugele, sest et nagu seda algust teha oli nii raske. Nüüd see on tehtud, otsad lahti tehtud, mul on hea meel.
Hello, käes on reede. Kell on suht lõuna, nüüd hakkab juba 1 saama ja me oleme oma tänaste või selle nädalavahetuse plaanide juurde liikumas ja läksime. London, Lincoln, Tallinn, Tupelo. No nii, nagu sa siin esimeste kaadrite järgi juba näinud oled, me oleme tulnud Kulbilohku vaatama driftivõistlusi. Tegelikult me tuleme siia ka homme, ehk siis põhimõtteliselt kogu nädalavahetuseks ja ka pühapäeval tõenäoliselt. Täna on siin semipro-võistlused, homme on pro-klass ja pühapäeval siis street. Väike väljakutse Soome Driftmastersil, kui me käisime vaatamas, see oli mingisugune 6 aega tagasi. Mul õnnestus istuda Oliver Randala autos ja Sirba autos ja nüüd ma lähen vaatan, kas mind lubatakse siia Kiiroi autosse. Tere! Mul on käimas üks väike väljakutse. Nimelt siis Soome Driftmastersil mul õnnestus istuda Oliveri autosse, Kaspar lubas mul siis ja Sirba autosse ja nüüd mul on siuke väljakutse, et kas mul õnnestub proovida istuda siia autosse ka. Martini autosse või? Vahet ei ole, kas Martini või sinu? See on hästi kaval trikk, kui tuled kaameraga ja filmid, siis on raske ei eeldada. Enda autosse võid luban istuda, Martini vastu pead Martini käest küsima. Davai, suur aitäh! Õnnestubki, oh my god, oh my god, oh my god. Tere! Oh my god, nii, ma keeran selle tõesti. Pane sama hästi edasi. Jalad ees. Jaa. Toru peale. Jalad ees nagu sealt viiakse kuskilt kabelist välja. Mul on muidugi seelik seljas, mis teeb selle kõik palju mõnusamaks. Aga oh my god. Soomes, kui mul õnnestus siis istuda autodesse, siis ma olin nii äksi täis, et ma ei jõudnud absoluutselt vaadata, mis siin sees toimub. Ja ühesõnaga siukene värk on siis driftiautos sees. Ega siin muud erilist ei ole. Turvapuur, värgid, midagi muud ei ole. Siuke. Prillid ees ilusti. Muidu võid piiluda, sihtida. Väga Võt nii võid sihtida, jah. Nägu mida, oh my god. Täiega äge, ikka nagu täiega äge. Mul süda täiega toob, ma olen praegu nagu mingi, mu pulss on 300 kindlalt, kui mitte rohkem. Mega kihvt ikka. Täiega suur aitäh sulle, Karel, ja täiega soovin teile edu homseks päevaks. Muidugi see video tuleb palju hiljem välja, aga ikkagi kõikideks muudeks sõitudeks ka loomulikult. Sellest, kui ma seal Driftmastersil autodes istuda sain, nendest on siis pildid minu Instagramis, mine vaata järgi, kui sa tahad näha. Siis ma olin nagu ikka täiega äksitäis, ma ei olnud ju selleks valmistunud, lihtsalt mulle pakuti seda, et tahad nagu autosse ka proovida pugeda. Ja ma ei vaadanud seal nagu, ma vaatasin omast arust ringi, aga ma ei mäleta sellest mitte midagi, mul oli nagu täielik sukene blackout moment. Ja tulin välja ja siis küsitakse, et kas te nagu Sirba fännid ka olete, kes on ka siis Leedust. Leedu üks päris hea sõitja, siis jagavad alati Oliveriga
boksi või nad on alati nagu kõrvuti Oliver Randaluga. Küsiti, et kas te nagu Sirpa fännid ka olete, et mõtlesin, et äkki tahate sinna autosse ka proovida istuda või äkki tahate istuda sinna autosse ka. Ja ma olin nagu jaa loomulikult ja siis läksin istusin sinna ka, aga ma ei mäleta nagu sellest ka mitte midagi. Ja ühesõnaga siukene lugu. Ja siis tulime sealt Soomest tagasi ja ütlesin Rolandile, et kuule, et meil võiks ikkagi see sim olla, et tähega tahaks nagu proovida sõita. Ja siis me käisimegi Rovaniemis, nädal aega hiljem sõitsime Rovaniemi, tõime endale selle sim-racingu nii-öelda kogu kiti. Ja nüüd me siis iga päev harjutame. Sellest ei ole palju aega möödas, ma ei ole väga osav, aga ma olen palju osav kui esimesel päeval. Tulevad pisarad, ma olen väga kettas vahepeal. Enam-vähem arenemisruumi on ja areneda selles asjas ma ka tahaksin. Kas mul kunagi õnnestub ka päris ajal sõita, on küsimus. Mis on väga hea küsimus, sest ma tahaks täiega proovida. Aga eks siis seda juba tulevik näitab. Kõigepealt tahaks istuda kõrval, kellegi kõrvalsõitu saada. Ja oh my god. Ma ei tea üldse, mis ma siin rääkinud olen. Me vaatame edasi. Me vaatame kohe vist, mis see kell on. Kohe, tegelikult peakski see paraad hakkama, nii et me vaatame siis seda paraadi. Looking for a shame when it's hot, I feel low-key and I'm trying to stop. God, I'm feeling good. Yeah, but when off I go, really afternoon, it's a fast boy. Looking at the skyline, looking back at mine, I feel like I just say it's one of a kind. Yeah, but when off I go, really afternoon, it's a fast boy. Looking at the skyline, looking back at mine, I feel like I just say it's one of a kind. Meie päevakene siin ongi täna läbi saamas. Tänane päev oli semi-pro klassi sõidud. Ehk siis, nagu see ütleb, see oli suht semi selles mõttes, et kuna meie vaatame ikkagi maailma tasemel driftmastersit tavaliselt, siis see on nagu suht semi. Ja nüüd ongi viimane sõit, viimased autod peaksid jõudma siia finišisse kohe. Ja tulevad. Ja tulid. Nemad siin sõitsid siis praegu esimese teise koha peale. Ja ühesõnaga, ilmselt sellest päevast väga palju klipikesi ei olnud. Homme me tuleme siis juba pro-klassi vaatama, kust ilmselt näeb natukene rohkem ja natukene põnevamat sisu. Hello! Meil on käes teine päev. Kõigepealt me käime poest läbi, sest et eile me ei võtnud mitte midagi näksida kaasa või mingisuguseid snäkke, mida vahepeal süüa ja meil oli kõht päris tühi ja me mõtlesime, et täna kindlasti peab midagi võtma, mida vahepeal saaks süüa, sest et need söögikohad on suht kaugel ja ega nende sõitude vahepeal ei taha väga liikuda ka, tahaks vaadata. Ja täna me jõuame natukene varem, näeme ka trenne. Kvalifikatsioonid ise algavad alles 14.45 täna ja kell on 15 minuti pärast saamas 12, nii et näeme natukene trenni actionit ka. Meil käis siin väike vihmakene üle. Meil oli õnneks topeltkaitse.
Veidi oli natukene nagu vaata autolandi otsaks. Siiski see laisimise Siit me lõpetamegi oma teise päeva siin Kulbilõhus Nestriv Championshipil ja kohe-kohe vist läheb viimane sõit äkki ka. Mul hakkas nii külm taaskord, et ma lihtsalt ei jõudnud seal koha peal istuda. Nüüd lähme võtame midagi kiiresti süüa. Mul tuli jälle räige hot dogi, taas täiega hot dogi. Ma ei tea, mis teema mul on, aga kui ma olen Eestis, siis mul on nagu räige hot dogi isu või mingit niisugust asjade isu, mida Soomes ei saa. Näiteks muraka kodujuust ja mis iganes siuksed spetsiifilised asjad võib-olla. Homme tuleme siis korraks piiluma ka streetklassi võistlust ja siis esmaspäeval vaatame, otsustame. Meil on mõned plaanid tehtud, aga kas me jääme nende plaanide juurde või me muudame neid? Imagine sun shining in clouds in the sky and everything is right. Imagine stars lighting up the night and a shooting star so vibrant you have to make a wish. Nothing's ever in your way, scoring every shot you make. No, you've never heard of pain because you're just high on life. Every day is Saturday. Life is sweet as birthday cake. Why can't it just stay this way? Like you wanted to. Käis on pühapäev, 11. august ja me oleme Tartus. Tõime Rolandi tädi bussi peale siia ja ilm praegu Kulbilõhu kohal on täiesti katastroofiline. Välgutab, müristab, tuleb väga palju vihma. Siis me tegime oma plaanidesse väikse muudatuse ja me otsustasime, et me tuleme praegu Apollosse kinno. Me läheme vaatama It Ends With Us filmi, mida Roland võib-olla väga ei tahtnud vaatama tulla, aga mina mõtlesin, et see võiks olla küll üks filmidest, mida siin Eestis olles ära võiks vaadata. Meil on veel kolm filmi, mida me tahame Eestis olles vaatamas käia. Vaatame siis, kas me jõuame ka kõiki vaadata või kuidas meil läheb. Life is sweet as birthday cake. Why can't it just stay this way? Like you wanted to, like you wanted to, like 24/7, like 24/24 heaven. Oh, like you wanted to, like you wanted to, like 24/7, like 24/24 heaven. Oh, instead I'm thinking of strangers, I'm thinking of haters, I'm thinking of laying down for a nap right here on the No nii, film on vaadatud. Esiteks mega ilus film. Täiega armastan seda näitlejat, mega hea näitleja. Väga hästi tehtud film ja tõesti väga hea film. ja mulle ka väga meeldib, et väga hästi tehtud ja Kogu aeg hoidis nagu siukest põnevust üleval, et sa ei osanud nagu, sa enam-vähem aimusid, kuhu see nagu jutt minna võib, aga samas kogu aeg oli nagu siuke põnevus üleval ja ei olnud selline film, kus sa nagu ootaksid või mõtleksid, et issand, et millal see 2 tundi juba läbi saab, vaid see oligi nagu, see oli väga hea film, ma ei oskagi muud öelda, ma spoilida midagi ei tahaks, aga ma täiega nagu soovitan minna vaatama, kui sa ei ole veel vaatamas käinud. Hästi sügavamõtteline film kindlasti. Seda juba oli tegelikult ette teada natukene, aga mina ka väga soovitan.
pisar kiskus ka ikka välja, minul küll paar korda. Mul oli ka neid hetki, kus oleks võinud ja läks emotsionaalsemaks. Ühesõnaga, jaa, mega hea film, mega hea film. Ma raamatut ei ole muidugi lugenud, sest et ma ei ole eriline sellise ilukirjanduse fänn. Siin on raamat ka, selle film. Jah, see on raamat põhjal tehtud film. Ma ei tea. Et ma ei ole ilukirjanduse fänn ja raamatust ma midagi ei tea, et ma ei oska mingisugust võrdlusmomenti siia sisse tuua, aga film oli küll top notch. Aga nüüd, nagu sa näed, me oleme juba autos ja tegelikult meil oli siis ju veel 3. päev Kulbilohus plaanis ja nüüd me võtamegi suuna sinna Kulbilohku. Tegelikult tandemvõistlused juba käivad, täna on siis striidipäev, kus siis nii-öelda tänava kõlblike autodega driftitakse ja lähme siis vaatame natukene seda ka. Kui kaua me oleme, kas me lõpuni elame, seda täpselt ei oska öelda, et eks siis seda näha ole. Et Roland küll arvas, et see striidivärk mulle absoluutselt ei meeldi, et see on ikkagi meie lemmik on ikkagi maailma tasemel drifti vaadata, olge ausad. Kui oli Semi juba Semi? Semi Pro oli Semi. No, oleks võinud ägedam olla. Ja eilsest päevast me ju tegelikult rohkem üldse ei rääkinud, et ma ei teinud seal ka hullult palju mingisuguseid klippe ja oma challenge'iga ka edasi ei läinud, ma ei käinud rohkem seal kuskil autosse istuma, küsimas. Aga kuna me lähme järgmine nädalavahetus sinna Red Bullile, siis äkki ühte autosse võiks proovida seal näiteks istuda. Äkki vaatame, kuidas seal see üldse üles ehitatud on, pole ju kunagi käinud, et ei tea. Me põhimõtteliselt olimegi terve päev ühe koha peal, hängisime, vaatasime, vahepeal sadas vihma, põgenesime vihmakeebi sisse, vihmavarju alla ja lihtsalt istusime ja vaatasime. Otsus on teinud, siis saab edasi Norman Slope! Põhimõtteliselt endasõit lõppes ju esimesse kurvi. Olime praegu siin kokku võib-olla maksimaalselt 20 minti. Esiteks õues on nii külm ja nii igav. Nimetatu. Ma ei teadnud näiteks, et see raja layout muudetakse selle striidi jaoks ära. See oli nagu veits pettumust valmistav. Pluss see, et siin oli reaalselt nagu mingi käputäis inimesi alles jäänud. Põhiliselt siis olidki ainult tiimid, sõitjate tiimid veel jäänud. Või sellised, pere, sõbrad, tuttavad, mingi lähedasemad. Et jah, see oli nagu veits siuke, et okei. Ma ei arvanud üldse, Roland küll valmistas mind ette, aga ma ei olnud valmis nagu selleks. See nädalavahetus driftiga on läbi. Nüüd mõtleme, mis me täna õhtul veel teeme. Kell on juba ka 6:30. Ma ei tea, lähme koju puhkama. Tahaks mingid YouTube videosid vaadata ja lihtsalt lössutada ja puhata veits. Ja siis ongi juba esmaspäev ja mõtleme siis hommikul näeme ja siis saad teada. Ja me ise saame ka teada, et mis me siis otsustasime, et mis me siis teeme ja värgid-särgid, nii et lähme siit edasi homsesse päeva. Tšau!
no tšau, meil on käes esmaspäev ja me oleme omadega teel Riiga. Otsustasime siiski, et me võtame selle tripi ette, lähme, kondame seal vanalinnas, vaatame, mis me homme teeme. Täna vist lähme käime veel driftiratastega sõitmas. Praegu me oleme siis mingisugune tund aega juba sõitnud, me oleme Valgas, võtsime Olerexist hot dogi nagu ikka ja oh my god, vihm hakkab sadama, ma pean autosse tagasi minema. Igatahes me oleme teel Riiga. Lihtsalt suh või? Oh my god, me jõudsime siia kuradi driftihalli ette lõpuks kohale. Nagu, kui te küsite, et kuidas see sõit läks, siis 10 minutit kuskil linna vahel sõites, 10 minutit linnas olles, siis juba keegi lihtsalt sõimab mind oma mootorratta pealt, keegi lihtsalt sõimab mind läti keeles väga kõvasti, niimoodi, et mul oli katuseluuk lahti ja siis ma lihtsalt nagu kuulsin, et kuidas ta nagu sõimab ja sõimab ja sõimab. Oh my fucking god, see oli ühesõnaga, see oli väga crazy sõit, see ei ole isegi otseselt nagu Riia kuskil kesklinnas praegu, aga ma ei tea, see oli nagu täielik katastroof lihtsalt. Teed on lihtsalt nii katki, jõhkrad augud on igal pool, see liiklus on jõhker. No muidugi jõudsime ka mingisugune tipptunni ajal põhimõtteliselt. Okei, mitte päris, aga kell on 6 läbi 20 minti. Et nagu oli vast sõit, ütleks selle kohta. Oli vast sõit. Kogu sisikond valutab. Lähme nüüd vaatame siis, mis seal sõit. Seal ühes kurvis mul läks veits pikale ja siis ma oleks sinna kummidesse sisse pannud ja siis ma hüppasin sealt kuidagi püsti ja siis ma ei osanud pidurit vajutada ja siis ma lihtsalt panin jalad maha ja üritasin seal händlida ja siis sõitsime modelisi rattaga üle oma jala. Aga ei see polnud midagi hullu. Järsku läks nii lipedaks ja viimastel ringidel kui mul hakkasid need spinnid tulema ja see oli ka nagu siuke, et ma ei saanud järsku aru, et mis nagu toimub. Tegelikult tegi hästi vähe keerama, et põhimõtteliselt sirgel, nagu väike kraad, aga sirgelt hoiad, et siis ta kerib hoo üles ka vaata. Nii kui hoog maha läheb, ta ei jõua kerida. Tegelikult see oli nagu mega äge. Üks ride on kindlasti nagu vähe. Et siin võiks nagu võtta tegelikult isegi mitu. No käime Eestis, siis sa saad aru, mis on. Seal sai niimoodi, et mängisid gaasiga tundsid nagu vedas. Et nii kui gaasi kurdis ka mängisid, siis sa tundsid, et vedas nagu, et siin oli lihtsalt, ma olin nagu Okei, no see oli täiega äge. Ma oleks tahtnud teha nagu, et see aeg on tõesti päris tühikene nagu. Ei, väga cool, väga aus. Meeldis täiega soovitame minna proovima, kui ei ole veel proovimas käinud. Tallinnas on siis driftikeskuses. Nüüd lähme vaatame sinna, kus me tudume. Lähme vaatame selle tudumiskoha üle. Äkki me saame auto sinna ette ja siis jalutada. Võtsime mingi täiesti suvalise, kõige mingisuguse, mitte kõige odavama, aga mingisuguse odavampoolse hotelli, sest me lähme sinna nagu nii magama. Täna tahaks veel käia jalutamas siis vanalinnas, lähme kolame seal ringi, vaatame ja jep. Ma näen välja nagu talde vanaema praegu. Uued värvitud pulmuk peal ja siis vennal on metsajope seljas. Nii kahju, et seda väikest välja ei tulnud. Väga normaalne õpe. Sul on nii tõuksidega hoia hinda, eks.
ütlen, et kui me siit elusalt tagasi jõuame, siis win-win. Sest et ma juba oleks auto alla selle kuradi tõuksiga jäänud, sest et siin ei koti mitte kedagi, kui sul on roheline. Nobody cares. Ega küll. Naerata on ka ootsid seda nii kaua. No hello! Tšau! Okei, pane uuesti. Uus päev on käes. Me oleme hotellist ära tulnud. Sõime hommikusööki, see ei ole absoluutselt mitte midagi erilist. Sai süüa lihtsalt võikut ja arbuusi põhimõtteliselt, ega seal muud midagi väga võtta ei olnudki. Ja me oleme tulnud nüüd siia Jurmala poole, mere äärde tegelikult, praegu me ei ole veel mere ääres, aga me tulime ühte parki jalutama, ronime äkki kuskile torni otsa. Issand, siin on tõesti, vaata, kui ägedalt see rullikate tees, saad igal pool sõita, nagu mega hea asfalt siin metsa vahel. Mega äge, siukene, just nagu linna sisse oleks tehtud siuke metsaalakene või siuke park. Oleme tulnud natukene siia loodusesse vaatama, mere äärde vaatama ja siis tahaksin minna või mille pärast me üldse tegelikult Lätti tulime, oligi sellepärast, et ma tahtsin minna Tarzani parki ronima. Tegelikult ma ei tea, mis seal teha saab, saab vist igast asju teha, aga igastahes. Kui me siit ära hakkame sõitma, siis me lähme Tarzani parki, siis lähme Pärnusse ja siis lähme Rakverre. Et selline päris pikk päev tuleb arvestades, et kell on juba 1. Siis millal me üks hetk sinna Rakveresse jõuame? See on päris hea küsimus. Aga nüüd me naudime. Täna on vähemalt mega ilus ilm ja mõnus soe on ka. See on nagu lämmetsad, on jah. Nüüd selle poole pealt on täna täiega vedanud. Eile õhtul me käisime veel söömas ühes mega mõnusa vaibiga kohas. Toidud olid mega head. See õlgu, mis me jõime, oli mega hea, täiega soovitan. Ja õhtu lõpuks siis läksime taksoga koju või Boltiga koju ja see oli päris normaalne, kuidas me seda Bolti taga ajasime, sest me panime kogemata selle Pick-up Pointi valesse kohta. Me tahtsime panna selle natukene eemal olevasse bussijaama
või bussipeatusesse. Aga me panime natuke valesti selle, siis ta ei saanud nagu peatuda kuskil, ta ei leidnud seda kohta ülesse. Meie teda kogu aeg nägime, me püüdsime tema poole joosta. Ja just sellel hetkel, kui me nagu olime peaaegu tema läheduses, siis ta sõitis minema. Ja me ajasime kogu aeg 11 taga. Tema meid, meie teda. Ja ta oli nagu makskettas. Ma arvan, et selle peale me teda kogu aeg taga ajasime, tema meid taga ajas ja ta ei saanud aru, kus me oleme. Et selle peale kulus veel mingisugune lisa 7-8 minti kindlalt, kui mitte rohkem. Ja ühesõnaga ta oli päris määd, kui ta meid lõpuks maha pani. Aga jätsime talle ilusti tippi ja ma loodan, et ta meie peale väga pahane ei ole. Torn ikka nagu normaalselt kõigu. Nagu mitte mõnus on. Riia on seal. Kõik need majakesed, mis näha on. Siin on mingi pallimeri. Hullud tunnelid, värgid, särgid. Vaatan, puude otsas on nagu jõhker selline seiklusrada või turnimisrada. Siin on mapi peal ka näha. Nagu ikka väga suur. Ja väga palju tegevust on selle metsakese sees lastele, nii et lastega peredel täiega soovitan siit läbi tulla, kui sa oled Riiga tulemas. Nii peale 1,5 tundi sõitu me oleme jõudnud lõpuks siia meie Tarzani parki. Siin on räigelt palju inimesi, aga ma näitan seda mappi ka ja ma näitan, mis tegevusi me tegema hakkame. Nüüd me oleme ka Tarzani pargis, aga nüüd me oleme siin Sigulda või mida iganes selles Tarzani pargis, mitte Jurmalamas. Enne oli see Jurmalama siis. Meie plaanime minna selle peale. Siis tahame sõita selle värgiga mäest alla ja seda katapuldi värki tahame ka kindlasti proovida. Võib-olla seda kiiku ka, aga see ei ole nii oluline, võib-olla ei jätku sellest rahast ka. Siin on siis niimoodi, et sa ostad 33 euro eest pileti, mis sisaldab siis 22 euro väärtuses seda Tarzani parki, seiklusparki, takistusradasid, mis iganes. Ja siis sul jääb 25 eurot krediiti, mille eest sa saad siis osta neid erinevaid asju, mis ma siis näitasin, et kuhu meie plaanime minna. Ja sellepärast me ei teagi, et kas meil sellest krediidist jätkub selle kiige jaoks, aga kindlasti me tahaksime siis neid teatud asju teha, mis ma näitasin ja mis me teha tahame. Nii, meil on nüüd need karabiinid ja traksid jalga pandud ja me oleme minemas rajale. Alustamegi ühest. Siin on siis 9 rada või? Oli 9 rada. Esimesed 4 on võib-olla siuksed titekamad 8 ja 4 meetri kõrgusel, teised on 10, 15 ja siis 9 rada on 12 meetri kõrgusel. Kahe käega kinni.
hoia nii, mõlema käega. Ja mõlema käega hoia nii, muidugi. Kui see kokku võttis, siis on parem. Ma ei vaimane siin kuskile pulli saama. Nice, tegid ära. Tegelikult rattasõitu oleks võinud filmida. Praegu saan aru, et ma olen filmi praegu ainult, kus sa ronid niimoodi. Aga noh, teistes kohtades sa oled mind lihtsalt pidanud kinni püüdma, seal ei olegi saanud. Jaa. Aga see ratas oli küll äge. No nii, me lõpetasime oma rajaga ja me võtsime taaskord neid samasid õlusid, mis me eile seal söögikohas jõime. See on nagu meil €1, esiteks. Me jõudsime omadega 6. rajani. Kokku on neid siin 9. 9 on lihtsalt selline trossiga laskumine. Ütleme nii, et esiteks me nägime, mis seal 7. rada toob esiteks on ju. Lisaks juhtus üks täielik katastroof, skandaal, draama. Nimelt siis, et 6. alla saada, sa pidid hoidma, oikra seda. Sa pidid hoidma ühest nagu sellisest pulgast kinni ja siis nagu laskuma taaskord. Ja ma esiteks tean seda, et ma ei jaksa sihukest nagu mingist pulgast kinni hoida, kui ma olen näiteks jõusaalis proovinud rippuda nende pulkade küljes, mis iganes, siis ma võtan korraks kinni sealt ja ma nagu kohe lihtsalt mul hakkab kätel nii valus ja mu keha on ilmselgelt tunduvalt raskem kui mu käed, õlad, selg jaksaks, nii et ma lihtsalt ei suuda sihukesest asjast kinni hoida. Ja nii ma seal olin, ma arvan, mingisugune 10-15 minti, ma ei tea, kas mu näost on näha. Ma olen lihtsalt nii ära nutnud, ma ulgusin seal normaalselt, mu selja taha tekkis täielik nagu rivi, inimesed ootasid, minu selja taga ootasid 2 inimest, teisel pool posti olid 2 inimest. Roland käis abi kutsumas ja mul ei olnud mingisugust muud varianti, kui ma pidin sealt laskuma. Minul oli endiselt kogu aeg silme ees see, kuidas ma trennis ei jaksa nendest pulkadest kinni hoida. Noh, rääkimata sellest, et mingid lõuatõmbeid või mida iganes teha, siis lihtsalt ma ei suuda sealt isegi kinni hoida. Thank you. Ja me tellisime süüa friikaid kananagetitega, enne kui me edasi siit Pärnusse liigume. Ja lõpuks ma pidin sealt alla tulema, sest et mul ei jäänud muud varianti. Ma olin seal nii kaua jookutanud, juba ulgunud. Inimesed kõik ootasid, see instruktor ootas seal, muudkui julgustas mind. Roland tegi sihukest motivatsioonikõne mulle, ütles, et sa saad hakkama, sa jaksad. See on ainult 3 sekundit, sa jõuad. See oli lihtsalt, see oli katastroof. See oli kõige hirmsam asi, mis ma vist teinud olen. Kunagi ma olen väga palju käinud sellistel seiklusradadel, värkidel. Ma olen kõigega hakkama saanud ja ma olen olnud eluaeg siuke hullulge, kes läheb ja teeb. Mingi iva on seal vist sees, et vanadusega asjad nagu tunduvad hirmsamad, et vanaduses nagu ma oleks mingi 80. Et nagu, kui sa jääd vanemaks, siis ei taha enam nii väga. Ja nüüd on see piir käes, kus nagu ei taha enam vist väga. See oli hirmus. Väga hirmus. Aga alla ma sain ja jaksasingi see 3 sekundit seal kinni hoida. Ei olnudki midagi nii hullu. Aga lihtsalt see hirm oli nagu nii rets. Aga kes enda ellu mingisugust väljakutset tahab, siis ma täiega soovitan seda kohta. Käed jäid päris valusaks. Nagu natukene on näha, et punane on, aga... Ei võtnud kindaid. Et tegelikult oleks saanud vist mingid kindad ka võtta, aga ma alguses siuksed mingid valgeid kindaid ei näinud ja mis osadel inimestel olid käes ja siis ilmselt me ei võtnud neid ja
lähme teeme need atraktsioonidele ja siis hakkame Pärnusse sõitma. Ma panen praegu surmalepingule, kirjutan alla. Carol. Issa, ma kirjutasin oma nime ka valesti. Ma ei tea, mul praegu ei tööta üldse see värk. Palju hullem kui see. Koostirga see. Me võime teist korda ka välja. Mõjub arvastega tõesti. Läksid nagu lõdemaks. Läid seal ja aga kardame. Jaa, näitad laikidele. Mida mu nägu? Oh my god. See on päris nagu pahupidi on kõik. Muidugi. Inimesed lasevad ennast nagu niisama nagu sorgutada või nagu panna ennast tsentrifruugi. Tsentrifruugi? Nimed on üleval poolt. Mulle maailm käib nii ringilist. Ikkagi tuust alla ise on küll. Väga oli. Väga võimas. Aga meil on veel nii vaja tagasi. Meil on vaja ju 7-8-3 rada veel vaja ära teha. Ma vaataks seda tuubi. Tegelikult oleks pidanud nagu kohe hommikul tulema, et see on ikkagi kogu päeva selline seiklemine siin. Ja see on päris väsitav, et peale seda nagu Eesti tagasi tegelikult ei viitsiks sõita, et hea meelega jääks tegelikult siia veel ööseks nagu. Aga meil on nüüd teekond Pärnusse. Me saime pizzat ja siis paneme Rakvere poole ajama. Ühesõnaga, meil on mingisugune, ma arvan, 5-6 tundi autosõitu. Ma arvan, 5 tegelikult võib olla. 5 tundi autosõitu. Pluss see, mis meil seal Pärnus selle pitsa peale läheb, äkki ka mingi tund-poolteist, midagi siukest. It's gonna be fun! Näeme Pärnus. Me võtsime siin Stefanis ühe rukkolapitsa, kus me vahetasime siis oliivid välja parmasindi vastu ja teine oli mingisugune
mingisugune uus perfecto pitsa, mille me jätsime siis nii nagu ta oli. Ja nii ma ütlesin, perfectot veel proovinud ei ole, aga see rukola on lihtsalt nagu delicious. Questo che è una colonna sinistra, Ah, sì, fare il video.